Seitsi ja Kreedos on minu jaoks kaks väga erilist lauset. Maailma suurim väärtus peitub inimese isiksuses. Inimkonna teenimine on elu parim töö. Toivo Tänavsuu on isa, abikaasa, ajakirjanik. Ta on Vähiravifondi Kingitud elu üks asutajaid ning lisaks kõigele eelnevale õpib ta hetkel Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Tema tegevus on tugevalt mõjutanud Eesti heategevusmaastikku, näidates, kui paljud meist on tõeliselt nõus aitama hädas olijaid. Eks ma ajan mitmesuguseid asju. Praegu tabasid mind siin üsna kiirelt koolitoimetuste keskelt. Arstiteadus on ju selline valdkond teada-tuntud, kus üritatakse väga suur hulk väga tehnilist infot läbi ajukanalikeste pressida lühikese aja jooksul. Et siis tuleb ikka õppida niimoodi ööd ja päevad ja see nädal esitlused ja testid ja praktikumid ja selline hommikust õhtuni tõepoolest olen siin ja õpin. Aga eks ma ajan ka Vähiravifondi asja. Seal on siis meie eesmärk, et kõik inimesed, kes vajavad ravi, saaksid selle õigeaegselt, saaksid seeläbi veel ühe võimaluse, lootuse kindlasti, võimaluse proovida seda kõige paremat ravi, mis teadus on suutnud välja mõelda ja võimaluse elada kauem oma lähedaste keskel. Need inimesed, kes on siis raskelt haiged, paljudel juhtudel haigusega, mis ei ole paranemислootusega. Ja eks ma ajan ka pereasja, laste asja. Ma üritan selle eest hoolitseda, et lapsed saaksid võimalikult hea impulsi eluks kaasa. See on nagu südameasi, et sa tead, et sa tunned ära selle, mis on õige ja sul küsitakse, miks see nii on. Ja sa kehitad nagu õlgu, sest sa ei leia õigeid sõnu selle kirjeldamiseks. No eesmärke muidugi on, eks ma mõtlen ikkagi valges kitlis haigla koridorides liikumise peale ja selle peale, et kuidas inimesi aidata, toetada juba siis, kui on arsti paberid olemas. On ka Vähiravifondiga ideid, kuidas laiendada selle fondi missiooni väljaspoole Eestit. Ma ei tea, kas see on õppetund või väljakutse või on see mingisugune filosoofia hoopis, et väga palju oleneb meie endi tahtest ikkagi. Seda ma sisestan ka oma lastele, et tahe on kõige olulisem. Midagi teha, midagi saavutada. Õige asi ongi see, et kui kukud komistad, pühid põlved puhtaks, lähed edasi. Et minuga juhtus see näiteks arstiteaduskonna sisseastumise eksamil, kus ma esimese korraga põrusin, aga õppisin aasta aega bioloogiat gümnaasiumis. Istusin gümnasistidega koos bioloogiatunnis ja tegin selle eksami lõpuks ära ja siin ma olen. No ma tooksin selle välja, et minu jaoks ikkagi Jumala kartus on ka tarkuse algus, nagu piibel ütleb. Et see on üks mingi eriline tarkus, mis sind lihtsalt kannab igas olukorras, mis toob sulle sellise rahu keset suurt rahutust, kas või praegu koroona aeg, inimesed ärevil, teineteise peale vihased, riigi peale vihased, vaktsiinid, maskid, värgid, majandusprobleemid. Et on üks eriline rahu, mis voogab ka selliste aegade ja võib-olla palju hullemate aegade keskel. Et kui ühe õnnevalemi välja tuua, siis see. Elan päeva korraga, ka võib öelda. Ja soovitan seda teistelegi, see on väga mõnus selline päev korraga elamine, et sa ei muretse nagu homse pärast, et las homne päev muretseb iseenda eest, et elame hetkes, elame selles päevas ja kasutame seda nii hästi, kui oskame.